Sõbrad, täna ma viin teid tagasi nõukaaega. Ma näitan teile autot, mis on pea 40 aastat vana ja paremas seisus kui seesama Opel. Sõbrad, see on auto, mida meie vanemad ihkasid ja seisid järjekorras aastaid, et seda osta. Vot sellised olid ajad. Sõbrad, see on auto, mida te kindlasti olete mõelnud ostmiseks hobi korras, aga vot sellises korras, nagu ta praegu on, te mitte kunagi endale ei osta ja ei saagi osta, sest neid lihtsalt ei ole müügil. Sõbrad, ma tutvustan teile Žigulid. Sõbrad, ma lubasin, ma näitan teile autot, mis on parem kui tehasest tulnud auto. Ehk siis saage tuttavaks Žiguli 06. Sellega sõitsid meie vanemad ja isegi minul on õnnestunud ühe siuksega sõita. Ja saladuskatte all ma ütlen, et osad või suurem osa juppe ongi minu vanad Sixilt. Sõbrad, miks ta on siis uus? Nagu te näete, siis tal on mustad numbrid peal. See tähendab seda, et auto on uunikum ja selleks, et uunikum staatumist saada, siis auto peab olema vanem kui 35 aastat ja originaalis rohkem kui 95%. Ja selles autos ongi täpselt see kõik saavutatud. Kere detailid on kõik taastatud, on uued, seal on mingid ulmelood taga, kus need on saadud kuskilt Venemaalt toodud salakaubana sisse. Ostetud sealt, leitud siit, minu vana Six on siia alla läinud ja tulemus on hämmastav. Kui ma näitan teile praegu kapoti alust, siis midagi ilusamat vist on raske ette kujutada. Ma olen kindel, et kui see auto tuli tehasest kunagi välja, siis ka tol ajal siin kapoti all ei olnud nii puhas. Kui seda videot vaatavad inimesed, kes said kunagi Sixi täiesti uuena, siis võite kirjutada, kas see seis siin kapoti all oli sama, mis kunagi omal ajal. Kapoti all on 1,3 karbussiga mootor ja vist on 47 kilovatti, aga siin rohkem ei ole. Ja ega seda annab ka sõidus tunda, mingit erilist dünaamikat siit mootorist saada ei ole. Muidugi see auto ei ole tehtud ka selle jaoks, et siit mingit dünaamikat vaid inimene on natukene hullu pannud ja otsustanud, et ta tahab endale ühte uunikumit saada. Kahjuks peab tunnistama, et selle auto seisukord või ütleme selle pagasniku korrasolek on parem kui minu 2016 aasta Opeli pagasnikus. Imeväärselt puhas, ilus. Ma ei tea, kas ta on ülevärvitud. See oli lubatud ülevärvida. Oli, jah? See on lubatud. Et auto on ülevärvitud. Ja tulge vaadake, kus siin pesitseb varuratas. Vaadake seda. Näete siin all. Ma ei julge lahti võtta, sest ma kujutan ette, et võetakse mul kõik varandus ära, kui ma peaksin siin midagi katki tegema. Vaadake, milline oli vanadel aegadel mutrivõtme komplekt. Ma arvan, et selle võib lahti teha, kui vaatame, mis siin kaasas käis tol ajal. Iga lugupidav, ma võtsin valed need lahti, ei ole hullu midagi. Ise ka õpin.
minu Sixis, muidugi ta oli palju hullemas seisus kui see praegu, ikka palju hullemas seisus. Siis nii, vaatame, kas praegu seisuga olles tänapäeva autojuht ma saaksin aru, mis asjad, milleks siin on. Nii, vaadake seda iludust. Ja refi rõhumõõtur. Selline, see tuleb alati nulli lasta. Seda ma mäletan, isa õpetas mulle, et see tuleb alati nulli lasta, et seal vedru ära ei väsiks. Nii. Kes oskab öelda, mis asi see on? Ulmelised asjad, mida kõike omanik on kuskilt leidnud. Ahaa. Jällegi tänapäeva siukseid asju ei ole. See on kapoti all tegutsemiseks pimedal ajal, ehk siis valgusti. Siin ühepoolsega sa panid siis sigari süütajasse. Hilisematel aegadel juba inimesed ühendasid otse akuga. Ja teine pool siis oli valgusti. Milliste detailidena on auto aetud, ehk siis taastatud. Nii, no mis me veel siin leiame? Võti. Tänapäeval on 10, siin on 17, 19 kõige tähtsam. Näpitsad. Ja ega muud ei olegi vaja. Tõenäoliselt eeldati, et see auto on ikkagi väga vastupidav. Ja katki ta mitte kunagi ei lähe. Et rohkem siin võtmeid vaja ei ole. Aga kui tuleme reaalsusesse, siis õige nõukaaegne juht ikka sõidutas endaga kaasas terve portsu igasuguseid mutrivõtmeid, tagavararattaid. Ma tean, et osad inimesed isegi sõitsid generaatorid ja muud varuosad, mis võisid katki minna sellel autol. On ju teada, et tol ajal ostati auto põhimõtteliselt koguks eluks. Väga harva, kui inimene sai endale lubada 2 või 3, siis ka kogu varustus, kõik varuosad, mis olid saadavalt, defitsiit oli meeletu, need kõik olid kaasas ja neid siis sõidutati siin. Ja muidugi, kuulake seda. See mitte üheski tänapäeva autost ei kuule siukest asja. See on ju Sixi tunnusmeloodia. Samamoodi on ustega, nii kui lahti teed. See on kõik õnne. Ja nagu ikka, Six ei lähe. Sa võid teda taastada ideaalsesse korda. Kui sa kasutad ainult originaalvarusasi, siis sinu uks ei hakka kinni minema. Niimoodi osati Venemaal teha, pidid jõuga. Sellest ongi. Tänapäeval kõik on harjunud paugutama neid uksina. Eisi uks samamoodi. Siin käib pehmemalt. Esimese korraga läks. Kuulake veel kord. Mõnus. Sixi aeg reis. Vaat nii. Jah, sõbrad, lähme vaatame salongi ka. Mis seal ikka? Ja nostalgia. Rool. Hästi peenike. Siukse otsa pekki küll reis. Siukse signaaliga. Hästi peenike rool. Kõik on muidugi võimalikult lihtsaks tehtud. Kõik on remondikõlblik selles autos. Need vanaaegsed kojamehed. Need, mis mitte midagi tegelikult ei pühkinud. Ainult edasi-tagasi. Tuled käivad. Ja suunatuled. Huvitav. Ei tööta praegu suunatuled või? No okei. Huvitav, et suunatuled töötavad ainult siis, kui keerad süüti sisse. Okei, see on Vene eripära. Vaadake, see on luksus Vene moodi. Ma ei teagi, mis materjalist see tehtud on. Aga ma arvan, et see on üks parimaid materjale, mis on kasutatud üldse Sixides. Ma olen näinud veel nahksisuga, ma ei tea, kas võib seda nahksisuks nimetada, aga nahksisuga selline nahkpolster või kunstnahk või kuidas seda nimetatakse. Ulmeline. Tahavaatepeegel. Ma ei hakka puutuma. Auto, ma nagu ikka kordan veel kord, on originaalis tehtud. Seega ma midagi siin eriti ei julge puudutada, et jumala eest teen katki pärast hakka otsima, kus seda varuosa saab. Tavaline näidikute blokk 06 oma.
taomeeter, spidokas, õlisurve, temperatuurinäidik ja bensiininäidik. Ja nagu ikka vanasti kombeks oli, siis kõik käisid niimoodi töllerdasid edasi-tagasi. Turvavarustusest siit saab ainult võtta turvavöö, mis mulle ümber ei lähe. Ehk siis see omanik on siin palju peenem kui mina. See turvavöö tuli niimoodi, et see sättisid seda puhtalt seda ei saa tõmmata, siin ei ole mingeid asju, sa pidid läbi regulaatorite konkreetselt sättima selle enda järgi. Seega ma arvan, et see on üks põhjus, miks autot omal ajal mitte keegi ei müünud, keegi ei viitsinud neid sättida. Ehk siis juurde sa ei tohtinud võtta, naine ka ei tohtinud juurde võtta. Istusite autosse, teil olid turvavööd juba paigas ja see on minek. See auto on veel eriti hea varustusega, sest siin on ka tagumistel sõitjatel olemas oma turvavööd. See oli kindlasti hilisemal ajal tulid esimesed, minu arust ei olnud selle turvavööga varustatud. Ehtsad vene kummimatid, siia võis liiter viina välja kallata ja mitte midagi ei juhtunud. See auto on 4-käigulise käigukastiga ja hilisematel versioonidel oli juba 5-käiguline, mis oli tolle autojuhtide unistus. See on, ma ei tea, nagu tänapäeval panna endale nitro peale või midagi taolist. Kohe tõusis autokiirus 90 pealt 110 peale, mida see võimaldas. Muidugi lisaks veel kõik, kellel oli mingigi fantaasia, siis keerasid siit selle nupukese ära ja panid, ma arvan, paljud on näinud neid, kas olid roosikesed või siis lasid ise mingeid kujundusi teha ja siis vahetati välja see siin olev nupuke ja siis olid mõnusad siuksed roosid, millega siis sai vahetada käike. Eriti uhked olid merevaigust. No seal oligi siis see roos tehtud. No need olid mingist plastikust või klaasist, aga merevaigust olid ikka eriti uhked. Ma ei teadnudki. Nii, no esmane mulje kohe. Ma tahan teile näidata, kuidas see püss käima läheb. Me juba siin tegime paar võtet. Kui hästi on ära timmitud auto. Ma räägin, tausõla, ma Opelit käivitan ka. Operaator ka naerab, et ta enda autot ka käivitab kauemini natukene. Nii, esmane, nii kässar maas. Esimene käik hästi lühike. See on isegi ära arvata. Ja alati tuleb, enne kui sa startima hakkad, tuleb sidurit vaikselt lahti lasta, et kas see käik ikka läks sisse, sest mulle tundub, et ei näinud. Aga ei, õnneks läks. Ja nüüd läheb meil sõiduks. Dünaamika, meeletu. Meil on juba 200, ei ole, see 40 on sees, kuigi tegelikult ütleme niimoodi, et see dünaamika on päris hea sellel autol. Et nii hästi on ta korda tehtud, et meil on juba 4. käik sees, rahulikult 50-ga kulgeme siin mööda maanteed. Ja miks auto on hea? Sest kõik kõrvalhelid on kuulda. Sa kohe kuuled ära, kui sul midagi on katki minemas. Taga reduktor, ilusti kuulda, mootor, perfektselt kuulda. Rehvid, kõik on täis, seda on perfektselt kuulda. Selle roolis sa tegeled konkreetselt juhtimisega. Siin ei tohi mitte millelgi silmi ära pöörata. Sa pead kogu aeg olema tähelepanelik, mis kuradi pedaali sa vajutad, kuhu sa sõidad, kuhu keerad, sest olgem ausad. Sorraisk, roolivõimus siin ka pole haisugi. No siin ei olegi seda, muidugi, mida me tahame. Nii, siin keerame ringi. Rool on nii tundlik, et sa võid rahulikult sõidad 50-ga ja võid niimoodi teha ja auto mitte midagi ei tee kaasa. Roolilõks on vene kombelt tehtud täpselt parajaks, et kui sul on mingi väike närvitikk, et sul käsi käib niimoodi, siis siin roolis sa ei pea mitte midagi kartma, sest see rool ei reageeri sinu närvitsustele. Jah, rahulikult, mitte midagi ei juhtu.
mõnusalt 50-60. Vaatame, kas me... Oi, peab juba 70 pealt seda kurvi tuleb piduriga võtta. See on päris ohtlik. Õige, 4 käiku ainult ongi. Ja nüüd, kuulsite, jah? Vot nüüd läks mootor tööle. 4. käiguga me saavutame 60. Ja see ongi ideaalne kiirus selle jaoks. Ma ütlen teile ausalt. Ma sõitsin 90 käi ja see on hirmus. Kui ma oma sõpra vedasin ja saavutasin 110 sellel Tallinn-Tartu maanteel, siis sõber palus, et ma lõpetaksin. Tal on eluisu on niivõrd suur, et ta palus, et ma langetaksin kuskil 80 peal. Meil on 75 on sees ja kõik helid on kuulda. Me teame, et meie auto töötab ideaalselt. Vaat te küsite mu käest, Krista, miks sul ei ole turvavööd peal? Ma ütlen teile sõbrad, seda on mõttetu siin panna. See turvavöö hea laksukorra pigem tapab teid, kui päästab. Jah, võib-olla autost välja ei viska, aga selles kandilises asjanduses on vist võib-olla isegi parem, kui sind viskab siit autost välja. Nii et see turvavöö on siin puhtalt sellepärast, et saaks ülevaatuselt läbi, et nii öelda mingid euronormid on täidetud ja nii öelda ohutus on tagatud. Sõbrad, ilmselgelt see auto ei ole mõeldud igapäeva kasutamiseks ja ka osta ja taastada seda ei ole mõtet, sest see on jõhkralt kallis lõbu ja mitte mingit sõidumugavust, ei mingit dünaamikut, mitte midagi te sellest autost ei saa. Te peate olema lihtsalt fanatt, kellel on palju raha, et seda lihtsalt korda teha. Nii et sõbrad, ma tänan, et te vaatasite seda videot ja järgmise kohtumiseni.